täna on 6. juuli ja meie läheme toome praegu siis endaga koju 2 staffpulli. Et see on täiega tugev jah, mida me nagu mõlemad nii väga tahame. Ruby, Ruby, Ruby. Hallo, maha. Maha. Mis ist kaval teha? Vabandage. Jäid kinni ja siis lasid lahti lihtsalt.
Ruubi, kas sa tuled näitad ka ennast või? Ruubi! See on Saara. Ruubi! Jaa, sina ka. Nõndaks siis oli tõesti 6. juuli, kui meile tulid koju 2 staffpulli. Ja tegelikult see kogu lugu läheb veel kaugemasse minevikku. Nimelt siis, kui ma ei eksi, maikuu date, mille korraldasin mina, kui me olime Martiniga Hedon spaas, siis meil oli üks vestlus Martiniga, kus me rääkisimegi teemal, kuidagi tundsime mõlemad ennast õnnetuna mingites valdkondades oma elus ja meil oli mitu teemat laual, millega oli siis vaja nagu tunnetada, kas jah või ei, et kas see on midagi, mida me peame täiega tegema või midagi, mis on nagu, et kui see ei ole jah, siis järelikult see on ei. Ja üks nendest nii-öelda teema peatükkidest oli siis koer ja koera võtmine, et kui sa oled siin kanalil olnud, siis sa tead ka valusaid mälestusi, mis alles natukene rohkem kui aasta aega tagasi said läbi elatud. Ja meil on olnud ka vahepeal mitu koera hoiukodus, aga mitte kordagi pole olnud seda kindlat jah-tunnet, et kui see ei ole kindel jah, siis järelikult see on ei. Aga seal Hedonis, kui me hakkasime siis rääkima teemal kutsa, meie kutsa, päris oma koju kutsa, siis nii kui me sellest teemast hakkasime rääkima, siis me mõlemad Martiniga lihtsalt tuli naeratus näole ja siis me saimegi aru, et see on tugev jah, et see on täiega tugev jah, mida me nagu mõlemad nii väga tahame ja mis teeks meid mõlemaid väga-väga õnnelikuks. Ja ega sealt palju edasi aeg ei läinudki, kui me andsime siis MTÜ HelpDogi omanikule märku, et me oleme valmis uueks koeraks, sest et sealt pärines ka Lissa ja me teadsime, et me tahame ka teist ringi nii-öelda sarnasel viisil teha. Ja ütlesime siis oma kontaktisikule ja tema juba kohe hakkas meile rääkima, et jaa, mul ongi juba siin 3 staffpulli tulekul ja või mitte tulekul, aga et potentsiaalselt, et kui me oleksime huvilised, siis see oleks tema jaoks ka lihtsam, et koerad Eestisse tuua, sellepärast, et siis oleks nagu meie ju kindlad 1 koera võtjad. Ja mida rohkem, see nagu tundus kohe esimesest sekundist selline õige tunne, et see tõug ka, et ei ole mitte Amstaff, vaid staffpull ja et ongi natukene pisem, aga iseloomult ja siukeselt nagu kuidagi turskest kehaehitusest ja näokujust ja et ta on nagu ikkagi sarnane, aga samas pisem. Et meile hakkas see mõte väga-väga meeldima ja siis saigi otsustatud, et jah, tulevad 3 koera, kellest 1 on siis kindlalt meile. Ja meile antigi võimalus tegelikult kõikide nendega tutvuda. Ühtlasi siis 6. juulil 2 tükki neist tulid otse meile, ehk siis, et 2 koera tulid hoiukodusse ja me saime veel 3. koeraga ka tutvuda. Üsna ruttu sai selgeks, et see 3. koer, kes läks eraldi, ei olnud nagu, kuidas ma ütlen siis, me ei hakanud seal seda connectionit rohkem exploorima, sest kuidagi Saara ja Ruubi tulid meie koju ja nendega, ma ei tea, kohe hakkas nagu minema. Esiteks see, kui hea klapp neil omavahel oli, kuidas nad meiega suhestusid, kuidas nad lastega suhestusid, kõik meie sõbrad, kes neid juba nägid, et kõik nagu, ma ei tea, lihtsalt oli väga-väga hästi. Ja
ja meil isegi oli laual variant, et me võtame 2 koera, sellepärast et alguses tõesti see kombinatsioon ja et meil on 2 tüdrukut siin, see tundus nagu nii armas, aga ratsionaalsest vaatepunktist me hakkasime mõtlema Martiniga, kui suur finantsiline vastutus oli tegelikult koera omamine üldse. Rääkides toidust, vaktsiinidest, kõiksugused. Ma tean, et koertel ei pea olema nii palju mingeid mänguasju, aga ikka aeg-ajalt tahad osta talle mingit uut mänguasja ja mis iganes puurid, mida kõike veel nagu võib vaja minna. Pluss rääkimata sellest, et koertel on paraku haigused erinevad. Loodame, et mingeid raskeid haigusi mitte kunagi ei pea enam sellisel kujul läbi tegema, et aga see oli väga-väga suur finantsiline koorem ja seetõttu pika jutu lühike kokkuvõte on see, et me tegime ratsionaalse otsuse, et me siiski võtame ainult 1 koera. Ja minule oli esimesest hetkest, tegelikult siis välimuse järgi Martin valis Saara, kes on siis pruuni värvi koer. Aga minule tegelikult algusest peale on sümpatiseerinud hoopis siis musta värvi Ruby ja kui me 6. juulil läksime siis neile ka vastu, siis auto ustest jooksis kõige esimesena välja Ruby ja otse mulle sülle ja ma tundsin kuidagi sellist samastumise tunnet, nii nagu Lissa kunagi omal ajal valis meid, siis ma tundsin, et Ruby tegi seda ka. Aga jah, ütlemegi, et minu connection oli Rubyga kohe algusest peale ja üsna kindel. Martin veel tunnetas ja üks asi viis teiseni. Ja lõpuks siis me otsustasime, et meie koeraks saab Ruby, kes on siis meie uus pereliige, meie oma päriskodus alates 6. juulist 2024. Ja Saarale otsime aktiivselt praegu kodu. Võib-olla selleks hetkeks, kui video on üleval, siis Saara on juba oma päris koju jõudnud. Ja jah, nii et see video siin oligi sellest, kuidas Ruby meile koju jõudis. Ja tema elu, olu ja meie ägedad tulevikku temaga koos näete siin kindlasti veel ja veel. Nii et nüüd me oleme jälle 3. Aga yes. Ma arvan, et siinkohal ma selle video lõpetan ja aitäh sulle, et sa vaatasid. Tšau!